Ka seal ja meie elud on ristunud mitmetes kohtades. Ma mõtlen sellega, millega me oleme tegelenud ja Alar on Eestis üks väga hinnatud politoloog ja seetõttu, et tal on selline tugev koguduse taust, ma arvan, see annab tänases kontekstis Alarile väga palju võimalusi kuulutada tõtt ja ainult tõtt. Alar, lava on sinu. Nii. Teema on siis, et mis kasu on riigil kirikust. Ja riik on siis sel juhul võim, valitsus, linnavõim. Ja kirik on sel juhul siis see, kes on selles maailmas ja kes ei ole sellest maailmast. Ja siis ma räägiks 4 vaatest, mis kasu on riigil kirikust. Üks vaade on aeg või selline kontekst, kus me täna oleme, või siis kuhu 140 aastaga on jõutud. Teine on see, et mis on suhetes võimuga tundlikud ja vastuolulised küsimused ja tundetud ja vastuoluta küsimused, nähtavad ja nähtamatud küsimused ja mõned vastuolulised ja tundlikud võivad olla riigile tundlikud ja mõned siis kirikule tundlikud ja vastuolulised. Siis 3. vaade, millest saab lähtuda ka, on mõni erakond või mõni võimu esindaja on kiriku sõbralikum, kirikule lähedam ja mõni teine on kiriku kaugem. Ma ei ütleks, et Eestis väga kirikuvaenulikke erakondi oleks, aga selliseid, kes ühiskonna asjade juhtimises on ükskõiksed kiriku suhtes ja tahavad, et kirik ei osaleks selles protsessis. Ja 4. vaade on, et kuidas baptistid, mis võiks olla baptistlik vaade? Sellele, et kuidas need suhted on, kuidas baptistidena või edasi minna. Et need on 4 vaadet. Ma vaatan, kell on seal, mul 15 minutit veel jäänud. Esimene on siis aeg. Et 30 aastat tagasi või 90-ndatel riigi ja kiriku suhetes ei olnud seksuaalsus ja sugu või sooline võrdsus või sellised asjad ei olnud teema. Ühiskonnas arutati küll, arutati ka teravalt, aga neid 2 asja ei pandud nagu kokku. Või nii nagu nad on hiljem siis kokku pandud või kokku läinud. Võib ka küsida, et miks on perekond kiriku jaoks nagu oluline, tõenäoliselt perekond on kõikide asjade nagu taust või eeldus või selline raamistus väga oluline kiriku jaoks ja midagi siis selles riigi ja kiriku suhetes juhtus umbes 15 aastat tagasi hakkas juhtuma ja nüüd on need asjad nii kokku läinud, et tihtipeale, kui mõeldakse riik ja kirik, siis abielu ja perekond ja seksuaalne orientatsioon, need on siis nüüd nagu kesksed teemad. Aga see ei ole niimoodi olnud. Teine asi, et me oleme Eesti ühiskonnana ainulaadsed. Meil ei ole kõige rohkem ateiste.
meil ühiskonnas on teatav selline distants või ükskõiksus organiseeritud kristluse suhtes. Selles suhtes me oleme Euroopas hästi erandlikud. Kui vaadata etnilisi eestlasi, siis see seos kirikuga on nagu drastiliselt aina langenud ja langenud. Baptistidel tegelikult läheb enam-vähem hästi, sest baptistide arv enam-vähem nagu püsib. Ju baptistide seas usklikkus kuidagi kandub põlvest põlve edasi. See on see, mis teeb ühe kiriku elujõuliseks tänasel päeval. Keskne seal on perekond. Aga ja siis on riigi jaoks on nagu kaks teemat, mis sellega nagu seostuvad ja on olulised. Kui on küsimus venekeelse elanikkonna lõimumisest, siis nüüd ollakse täheldanud, et eestlased Eesti ühiskonnas on siis mõnes mõttes, et kõike seda poliitikat saab ajada ilma kirikuta ja religiooniõpetust on väga vähe, inimeste teadlikkus religioonist on madal ja kõik nagu toimib. Aga venekeelses elanikkonnas see nii ei ole. Õigeusk on usumaastikul suurim aastast 2004. Ta pigem siis nagu kasvab. Seal ka põlvest põlve kandub usk küllalt kehvasti edasi, aga oluliselt paremini kui etniliste eestlaste seas. Ja viimased 10-15 aastat on olulisel määral hakanud kasvama muudest religioonidest pärit inimeste osakaal. Moslemeid vahemikus 2011 kuni 2021 on Eestis siis 0,1%-lt see või 0,1 kasvanud 0,5-ni, 5-kordselt. Ja uus mure on, kuidas lõimida ühiskonda siis neid, kelle jaoks religioon elus on palju olulisem. Sealhulgas pere ja lähisuhete ja kõige muu osas. Usku puudutavas ma usun, et põhi on käes ja jalad on ka põhjas. Edasi peaks tulema tõus. Maailm on killustunud, maailm on kiire, maailm on kaootiline, maailm on hästi mobiilne, inimesed vajavad pidepunkte. Väga reaalne on, et kirikute seas ka on vähemalt suur võimalus kasvuks. Edasi peaks tulema paremad ajad. Naljaga pooleks võiks öelda, tõenäoliselt Reformierakonnal on ka põhi käes, aga jalad põhjas. Et märgid näitavad, et tasapisi hakatakse välja tulema. Nüüd teine vaade. Vastuolulised ja tundlikud küsimused. Ütleme, kui on riik vajab, et kirikud osaleksid riigi rituaalides, see on selline nähtav asi, aga asi, millest vaikitakse või. Ta on avalik asi ja ta on tegelikult riigile nagu väga oluline. Seda Nõukogude Liit ei saanud ilma selliste rituaalideta, kui ei ole selle koha peal kirik, siis hakatakse seda asendama millegiga. See on kiriku osalus avalikkuses ja midagi, mida tegelikult linn ja riik ja võim vajavad. See seos on siis läbi patriotismi, rahvusluse, riigi sümboolika ja muu sellist. Siis on tundlik ja vastuoluline asi, mis on tundlik valitsusele tänasel päeval. Valitsuses on üks minister, kes ütleb, et ühes kirikus on hereesia. Ja ta ütleb, et see kirik peaks selle hereesia ära tundma. Aidatakse tal seda hereesiat ära tunda. Kui asi puudutab julgeolekut, valitsus tahab, et kirikud võtaksid seisukoha. Kui kirik ei võta,
on küsimus valitsuse jaoks tundlik ja vastuoluline. Kirikute jaoks on olnud siis tundlik vastuoluline kooseluseadus ja viimane perekonnaseaduse muudatus. Viimased 2 valimised kirikute nõukogu on esitanud omad ootused Riigikokku kandideerivatele erakondadele. Seal on nimetatud palju asju, tegelikult see abielu mehe ja naise vahel põhiseaduses ja sellel teemal rahvahääletuse korraldamine. See on olnud võib-olla see vastuolulisel teemal selline kiriku selline osalus, mida teatud valitsused ei ole oodanud kirikult. On valitsuse jaoks olnud ebameeldivad ja see on olnud selline vastuolu. Aga siis on seal kirjas veel muid asju. Ütleme, nende teemade ümber on veel eutanaasia, vihakõne, tänasel päeval veel, et laste õigused ja see perekonda puudutavaid küsimusi on väga palju. Ja sellega kohati on ka niimoodi, et kui kirik sellega ei tegele, siis tullakse tegelema kirikuga sel teemal ikkagi. Ja vastuolu selles küsimuses ei ole halb. Pigem võiks vaadata ka vastupidi, et kui kirikud on kohanenud, mis nendest ajas saama on hakanud. Aga siis on selline teema, mis on selline varjatud teema, näiteks palliatiivravi. Ma enne eelmisi valimisi ei teadnudki, mis see mõiste nagu tähendab. Kirikud mainivad ja riigil on hea meel vist, et keegi ka midagi sellist teeb. Selline surmaeelne või raske haiguse olukord, surmaeel, kirik aitab. Ja kui kirik midagi teeb, kasu tuleb ka sellest, et tehakse mingi lisanduva motivatsiooniga, tehakse vabast tahtest, tehakse kuidagi mitte ainult teenuse pärast, vaid tehakse ka südamega. Mulle meenub selle koha peale Titanicu hukkumine 112 aastat tagasi. Kirikutes räägitakse Titanicu lugu läbi selle orkestri viimase laulu. Ja kui mõelda nii, et laev siis hakkab põhja minema, osad inimesed ei saanud päästepaati ja need, kes ei saanud, nendele siis orkester mängib Jumal sul ligemal, nearer to God, nearer my God to thee, inglise keeles. Ja kuidagi see nagu kõnetab või kirikus see saab nagu kõnetada, see on selline, sa oled inimeste jaoks nagu olemas, seejuures sa oled ka ennast ohverdav ja tegelikult sellises kohas kirik teeb midagi, mida keegi teine ei tee ja see võibki olla kiriku missioon või osale kirikust selline missioon tänases ühiskonnas. Suures pildis on see nagu nähtamatu, avalik, aga nähtamatu. Ja ma olen lugenud ühte raamatut Titanicu omanikust, kes oli reisijana laeva peal, tema nimi oli Bruce Ismay ja ta jäi ellu. Teda süüdistati, et miks ta ellu jäi, miks ta ei läinud laevaga põhja. Tema kohta olid paljud kohtuprotsessid Ameerika Ühendriikides ja Inglismaal, analüüsiti, kes kuidas käitus, kui paljud päästepaadid jäid tühjaks, kui paljud päästepaadid läksid sündmuskohale tagasi, et võtta veest välja inimesi. Analüüsist tuleb igasugused asju välja, et osad inimesed ei tahtnud minna päästepaatidele, muigasid, et see on ju nii kõrgelt tuleb sinna vette laskuda, et te riskite oma eludega ja sellise teatava muigega inimesed Titanicul nagu vaatasid päästepaatidesse minevaid inimesi, sellepärast nad uskusid, et see laev ei saa ju põhja minna. Aga selles raamatus, mille pealkiri on Bruce Ismay uppumine,
kuidas pääseda Titanicut. Ta elas veel mitukümmend aastat, aga elas nagu elav laip. Selles loos, mis käsitleb siis Titanicut, ei ole mainitud orkestrit. Rääkimata orkestri viimasest laulust. See lugu Titanicust, kus on orkester ja selline heroiline, selline sütitav, motiveeriv viimane laul, see on meie lugu kirikus. Kolmas vaade. 20 aastat tagasi oli 2 erakonda, kes paistsid silma, kes soovisid toetada kiriku tegevust ühiskonnas, kohalikus kogukonnas ja rääkisid kirikust oluliselt rohkem kui teised. Ja need olid Keskerakond ja Reformierakond. Ja ma tegin toona selle järelduse, et kui erakond on võimul, siis ta on tajunud või tema jaoks siis on kirik olulisem kui nende jaoks, kes tahavad võimule pürgida. Reformierakond on nüüd meelt muutnud. Viimased valimised olid nii, et võib-olla kõige jõulisemalt abielu teema ja rahvahääletusele traditsioonilise abielu mõiste viimisest rääkis EKRE, konservatismist ja kirik ja konservatism, sellest rääkis kõige rohkem Isamaa, kelle programmis tsiteeritakse näiteks paavsti, ja kõige rohkem neid asju, mida kirikute nõukogu esitas erakondadele, neid asju oma programmi oli sisse võtnud Keskerakond, kellel siis oli eraldi lõik kirikust ja kiriku tegevusest ühiskonnas. Ülejäänud 3 erakonda olid, ülejäänud 3 erakonda või need, kes on praegu võimul, need on kiriku kaugemad siis. Või Reformierakonna puhul eriti, et soovitakse valitseda nii, et kui asi puutab poliitika kujundamist, siis kirikud ei peaks nagu sekkuma. Ja nüüd viimane, et meie baptistid, et kuidas siis me võiks neist asjadest mõelda. Baptistide jaoks traditsiooniliselt peaks olema usuvabadus. Ütleme, et püha. Et usus ei tohiks olla sundust. Et usk on täiskasvanud inimese, või inimene väljendab täiskasvanuna ja vabalt. Ma olen mõelnud, et mingisugune pinge võib olla selles, et kui baptisti kirik on kuidagi koos nende kirikutega, kes siis on sellised kultuurkristlikud või rahvakirikud või ka need riigirituaalid ja kui president ei soovinud, üks presidentidest ei soovinud jumalateenistust ametisse astumise järel, kuna ta ütles, et ta isiklikult, et ta ei käi kirikus. See ei ole tema usk. Siis ma mõtlesin, et baptist ütleks selle kohta, vähemalt mõni võiks öelda. Aga baptist on hästi mitut sorti ka. Ameerika Ühendriikides on Jimmy Carter baptist, Bill Clinton baptist, fundamentalist Jerry Falwell, Martin Luther King. Ütleme, baptiste on Ameerika poliitikas kõvasti rohkem tegijaid olnud kui luterlasi. Aga et see on selline, ütleme, baptist võib ka nagu mõelda niimoodi seetõttu, et on majandusasjad, on poliitika asjad ja on usu asjad. Ja need asjad ei pruugi olla alati koos ja alati ei peagi olema või otsima alati seda kasu, mis sellele võimule kasulik on. Jah, täpselt. Plaksutame. Ära alla tule.
Ära alla tule. Suur tänu Ararile. Kas keegi tahab saalist küsida? Olge hästi kiired, kui tahate. Vastasel korral teen ma seda ise. Nii, väike test. Tõstke ausalt käsi püsti, kes teab kohe, mis asi on hereesia. Hereesia. Nii, laske käed alla. Aga kui paljud teist teab, mis asi on ketserlus? Nii. Ja nüüd on üks väike küsimus veel. Kas Eesti Vabariigi valitsuses tohivad töötada ketserid? No kes on nõus, et tohivad? No vaat ma ei tea seda, sest mina sellest päris kindel ei ole. Aga sa mainisid seda eestlaste usklikkust. Ja tõepoolest, eestlased on Euroopa kõige usklikum rahvas. 76% inimesi ütleb, et nad midagi usuvad. Ja nad on kõige kehvemini organiseerunud rahvas Euroopas, kus ainult 26% kuulub kuhugi kirikusse. Ja mis see tähendab? Umbes pool, elanikkonnast ei saa öelda, aga 50% nendest kõigist inimestest, kes Eestis on, nad usuvad Jumal teab mida. Ja ütle nüüd, et kuidas me saaksime neid inimesi evangeliseerida? Kui mida kiirem on elu, seda rohkem pakkuda või kehastada ja aidata inimestel olla aeglane. Mida kaootilisem on, seda olulisem on mingi lihtne korrastatud. Ja selles mõttes, aga inimesed on muidugi erinevad. Et ma ei usu, et oleks sellist ühte sõnumit, mis kõnetaks mis tahes inimest. Aga ma selleni olen jõudnud kuskil pool aastat tagasi. On tõsine küsimus konservatiivse, perekeskse usu tulevikku välja vaadates terves maailmas. Ka vaadata islami, kristlust, katoliiklust, õigeusku, protestantismi. Ja kui seda uurida või vaadata, siis ma pigem panustaks nagu selle peale, et just seal on tulevik.